Ja, suur tänu, tulite. Ma loodan, et jätkub see konverents sama muhedas ja huvitavas rütmis, nagu seni on olnud. Ma tahaksin omalt poolt veel rõhutada, et kõik, kes te siin olete, mõelge kaasa, küsige küsimusi, mis teid parasjagu antud teemas huvitab. Me püüame kõik küsimused ka kohale toimetada. Et lihtsam viis selleks on pildistada oma kaelakaarti, seal on QR-kood ja selle kaudu jõuate meie konverentsi koduleheküljele, kus on kõik olulised aknad olemas. Aga, härrased, räägime siis sellest, missugune see ettevõtja tulevik välja nägema hakkab. Raigo, kuidas teie seda ette kujutate? Räägime, mis on ettevõtja olevik kõigepealt siis. Et Maksu- ja Tolliameti puhul ettevõtjad esitavad meile palju andmeid, väga palju andmeid, aga nad ei esita meile seda mitte sellepärast, et meile meeldiks neid andmeid koguda, vaid sellepärast, et ühiskonnas tuleb maksta makse. E-maksuamet kui iseteeninduskeskkond on juba 100% peaaegu digitaalne. 90% võimalik, et seal on midagi. Põhimõtteliselt on ta 100% digitaalne ja ettevõtjad saavad seal siis oma toiminguid teha, mida nad seaduse järgi on kohustatud. Esimene asi, mis me muidugi selle andmete esitamise eest neile vastu pakume, on see, et see teenus oleks võimalikult mugav. Ja üldiselt võib öelda, et rahulolu siis e-maksuameti teenustega, ma ei tea, tulu- ja sotsiaalmaksu deklareerimisega või käibemaksu deklareerimisega, millega enamik kokku puutuvad, on kõrge. Nüüd, digitaalne ei ole siiski automaatne ja kui me räägime reaalajast, reaalaja majandusest või reaalaja teenustest, siis peab lisaks digitaalsele olema ka automaatne. Sest muidu tuleb ikkagi mingi inimene kuhugi ja autendib ennast või siis vajutab see nuppu. Mis nüüd Maksu- ja Tolliametit konkreetselt puudutab, siis meie pakume oma teenustes ka automaatsust. Meil on tehnilised tingimused välja antud, kõik, kes tahavad ennast liidestada meie süsteemide külge, põhimõtteliselt saavad seda teha. Ja erinevate teenuste puhul, mis me pakume, ma ütleksin, et see automaatsuse tase on äärmiselt erinev. Käibemaksu, tulu- sotsiaalmaksu osas küllalt madal, spetsiifilisemates kohtades aktsiisid, ütleme tollideklaratsioonid kõrgem. Nii et mina arvan, et tulevik on sinna, et kui ettevõtjad lähevad reaalaega ehk automaatseks, siis maksuhaldur ja kõik muud lähevad ka automaatseks. Ja, Margus, kuidas ettevõtjad, kellega teie tihedalt koostööd teete, kuidas nemad täna seda, kas nad mõtestavad seda probleemi umbes samamoodi, et probleem on, aga lahendust veel ei ole? Ei, ettevõtjal pole mingit probleemi. Ettevõtja lükkab selle probleemi raamatupidaja lauale. Ehk Eestis on täna umbes 20 000 raamatupidajat just sellepärast, et keegi peab aruanded ju valmis tegema, andmed kokku korjama. Selge, et enamus ettevõtjaid ei taha neid mitte ise teha, vaid selleks ongi profid. Ja see 20 000 raamatupidajat ei ole sageli väga sellises rõõmsas meeleolus 10. kuupäeval, 20. kuupäeval, 30. juunil, kui tahaks minna puhkusele ja nii edasi, sest meil on teatud kohustused. Ja selge, kui ettevõtja lükkab kohustused raamatupidaja lauale, siis raamatupidajal on tõesti vaja neid automatiseerimise vahendeid ja oleks õudselt tore, kui me saaksime raamatupidamiskirjendite põhiselt esitada enamuse neid aruandeid, mida siis täna me peame käima kas ühel või teisel moel e-teenuste kaudu edastamas. On loomulikult olemas mõned head raamatupidamistarkvarad, kus on võimalik ka ühe klikiga edastada näiteks käibemaksudeklaratsiooni. See on väga teretulnud, aga veelgi toredam oleks, kui tulevikus me saaksime pärast seda, kui me oleme raamatupidamiskirjendi ära kinnitanud, et see on täiesti õige, seal on kõik tunnused olemas, kätte kogu aruandluse ilma spetsiaalselt aruandluse teemaga tegelemata konkreetsetel kuupäevadel. Ja, Margus, härrased siin kirjeldasid natuke seda täna esinevat probleemi. See kõik on selline kohmakas ja ajakulukas, et mis plaan tegelikult Eestil on, Eesti riigil? Mismoodi see kõik
kõik peaks toimima? Küsid minult? Okei. No jällegi see tulevikuvaade, et täna me mõtlemegi võib-olla riigi poolt, me vaatame seda sellist deklareeritavat keskkonda, et me ettevõtjad, et justkui küsime andmeid, me deklareerime, meil on kuupäevad, meil on tähtajad ja meil on andmed. Ja üritame siis nendest riigina vastu toimida, on ta siis maksud, on ta siis muud, on ta siis valitsuse otsused või on ta ka ametkondade otsused, et nende andmete pealt midagi siis nagu tarka teha ja välja võluda. Et see, mida nagu riik nagu plaanib ja kuhu liikub ja kuhu peaks liikuma, on just see, mida ka Margus ka mainis tegelikult sellise automaatika suunas, et me minimaalselt kogume neid andmeid, aga maksimaalselt automaatsel kujul. Ehk et kõik see, mida meil on riigi toimimiseks vaja, see ka automaagiliselt ka siis tegelikult kokku kogutakse, aga mitte võib-olla sellise saatmise teel, et keegi kuidagi käivitab midagi, vaid et transaktsioonid ise selle andmestiku, mis vaja on, sellisel moel saadaks, et nad samas säilitaks ka sellise turvalisuse terviklikkuse, et nendest ei saaks midagi muud järeldada. Kas või selleks, et ei läheks liikuma ei ärisaladusega, aga mingi muu. Aga sellisest andmemassiivist, mis me ka täna kogume, et kogu selle tuleviku vaates, et mina küll küsiks ja ka küsin pidevalt, et kas seda kõike, mida me juba täna kogume, on nagu vaja sellisel moel, nagu meil on. Kas me teeme nagu selle pealt õigeid otsused, kas me oskame need andmetega midagi peale hakata, et kas seda saab vähendada, mingil muul moel koguda, mingil muul moel või viisil seda ka kasutada. Et ma arvan, siin tasub nagu küsida. Et Eesti riik on ajalooliselt teinud selliseid, ja mitte väga kaugel ajaloos, selliseid ütleme siis kvantiteedi analüüsi, et kui palju me siis kogume ja kas saaks milleks loobuda. Kahjuks ma saan öelda, et see projekt ei läinud väga hästi selles mõttes, et neid soove tekkis riigi pealt juurde, mis ei ole nagu õige suund. Aga see tehnoloogia, täna, kui Raigo räägib mugavast e-keskkonnast maksude kogumisel, siis nii ongi üks mugavam, et neid käiakse ka õppimas. Ta ei ole ülemäära keeruline, aga pigem küsimus on see, et kas Raigo peab üldse neid aruandeid arendama ja seda kulu tegema või tema saab tegelikult täita oma põhifunktsiooni ja tagada võrdne maksukonkurents. Ja see ei ole ilmtingimata seotud deklaratsioonide või aruannete disainimise, nõustamise kõige muuga. Et see osa võiks nagu tegelikult pildilt nagu kaduda ja ka tegelikult raamatupidaja või finantsjuht saaks tegeleda võib-olla ka targema tegevusega, kui lihtsalt aruandeid trükkida või numbreid või mingeid väärtusi või tekste ühes kohas teise saata lihtsalt. Kui ma nüüd õigesti aru saan, siis filosoofia põhipoint seisneb selles, et andmed liiguvad sama kiiresti, kui tegelikult tehingud tehtud saavad. Et seal ei ole seda viivitust, seal ei ole neid raamatupidajad vist varsti enam üldse ei ole vaja, eks ju, et mis väärtus sellest tuleb? Okei, teeme asju natuke kiiremini kui seni. Mis me sellest võidame? Ma võib-olla alustan siis, et ilmselt see ei olegi nii oluline, kas need andmed liiguvad täpselt sama täisreaalajas või ligilähedaselt reaalajas, aga oluline on see, et need andmed liiguksid või kaasuksid ettevõtete tegemisega või ühiskonna toimetamistega automaatselt, nii et selleks ei ole vaja teha eraldi toimingut. Mida Rivo just ennist nimetas, senimaani võib öelda, et lõviosa ühiskondadest, lõviosa andmetest koguvad mingisugusel deklareerimise põhimõttel, et on see siis korra kuus või kvartalis või aastas. Sa pead midagi esitama riigile ja ta siis kasutab seda oma riigiasjade tegemiseks. On olnud erinevaid algatusi tõepoolest, et mis iganes need deklareerimised on ja mis iganes andmed kogutakse, et neid tõesti kogutaks võimalikult vähe, täpselt nii palju kui tarvis, ja veelgi enam, et see, mis kogutakse, ühtlasi kasutatakse mitu korda, et mitte sama asja ei küsita näiteks 3 korda, ei deklareerita 3 korda, vaid 1 korra ja ütleme siis jagatakse 3 korda, kui see tarvis on. Aga ta on ikkagi deklareerimine kui aktiivne toiming, mis on automaatne ja reaalaja majanduse, ma ütleks, selline kaasuv nähe on info passiivne tekkimine ja liikumine siis sealt, kus see sünnib, sinna, kus seda on tarvis. Nii, et selleks ei pea midagi eraldi tegema. Selle vastu, ilmselt riigiga suhtlemises me saame pakkuda mugavust, mis Maksu- ja Tolliametit puudutab, et meist endast jääb loomulikult väheks, et me siin osaleme ka igasugustes õigetes algatustes, mida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teeb ja Statistikaametiga. Me oleme 2 väga suurt
kogujat, et leida ja siis populariseerida selliseid automaatseid lahendusi. Aga ilmselt kriitiline mass saavutatakse ikkagi ühiskonnas laiemalt, mitte ainult siis maksuteenuste kontekstis või maksude maksmise kontekstis, vaid eelkõige ka ettevõtte versus ettevõtte suhtlemises, arveldamises, mida siin Margus ennist kirjeldas. Ja sellele arvatavasti mõeldakse välja igasuguseid toredaid ja kasulikku teenuseid ja tooteid, mida ettevõtted saavad tarbida, millest meil võib-olla praegu pole isegi aimu. Sest sellist ökosüsteemi ei ole veel nii hästi. Ja nendest praktilistest näidetest, teoreetilistest näidetest võiks hiljem rääkida. Margus, ma korra küsin, et natukene võib-olla provotseerisin ka, et kas see, et me läheme ühel hetkel üle reaalaja majandusele täielikult tähendab seda, et selline tore amet nagu raamatupidaja kaob üldse ära? Hirmsasti tahaks vastata, et jah, loomulikult, aga paraku reaalsus on teine. Ehk kui keegi teist siin saalis või kuulajate hulgas teab kedagi, kes teab kedagi, kellel on küberraamatupidaja, siis andke märku. Mina isiklikult ei tea, et maailmas oleks veel välja töötatud mõnda sellist tõeliselt küberneetilise raamatupidaja moodi tarkvara või rakendust, mis suudaks selle raamatupidaja töö kui sellise totaalselt ära teha ja raamatupidajaid enam vaja ei läheks. Ehk see 20 000 inimest Eestis, kes raamatupidamisega igapäevaselt tegelevad, suuremal või vähemal määral kindlasti selle koha peal nüüd mõtlesin, et ei tea, kui kaua me saame tegeleda, et võtaks veel viimast. Aga ma arvan, et seda viimast, seda niipea ei tule. Isegi siis, kui tuleb reaalaja majandus, kõikide nende toredate automaagiliste, automaatsete ja mis iganes muude funktsioonidega, alati läheb vaja kedagi, kes interpreteerib. Ehk siis, mis seal majandustehingu taga on. Kui me räägime siin näiteks kestlikkuse aruandlusest ja kõigest muust toredast, mis tõenäoliselt tuleb ka laiemale ettevõtete ringile ühel või teisel moel kohustuseks, siis me peame täpselt teadma, milliseid andmeid me tegelikult majandustehingute juures korjame. Ja raamatupidaja on tegelikult tulevikus nii-öelda andmekvaliteedi juht ettevõtte tasandil, rohujuure tasandil, mitte ettevõtja, sest ettevõtja delegeerib ikkagi sellised administratiivsed, halduslikud tüütumad tööd kellegile, kes selle jaoks on loodud. Ja kui me mõtleme, et me tahame nüüd täisautomaatselt saada näiteks e-arvest kätte kogu informatsiooni, mis liigub täisest automaatselt edasi ka kuni aasta aruandeni või käibedeklaratsioonini, siis jah, teoreetiliselt on see võimalik, aga praktiliselt need kontrollid on seal ikkagi vahel. Vähemasti täna veel, kuni seda küberraamatupidajat ei ole keegi leiutanud. Kas see, et raamatupidaja kätte tuleb kuu lõpus üks selline ports patakas kviitungeid, kus enam teksti ka lugeda ei näe, et on see täna veel kuidagi relevantne? Käib see nii ka veel? Ja täna on paraku selline praktiline probleem mõnes raamatupidamise ettevõttes täiesti olemas ja on ettevõtteid, kes keelduvad teenindamast selliseid kliente, kes tahavad tuua sulle paberdokumente, kas või sama kviitungi näide. Ja kui me mõtleme täna selle peale, et e-kviitungid veel ju ei eksisteeri. On M-tasku olemas, on mõned muud rakendused, aga e-kviitungid kui sellist nagu e-arve stiilis automaatselt masinloetavalt süsteemi liikuvat info kogumit ei ole. Küll aga on olemas siis sellised vahelahendused a la Cost Pocket, kus sa võtad oma mobla välja, pildistad kviitungi üles, sealt digiteeritakse vajalikud andmed, mis raamatupidamisse peavad kindlasti minema ja edastatakse siis raamatupidamissüsteemi juba elektroonsel kujul. Näiteks minu enda raamatupidamisbüroo Robbie & Bobby me mitte ühtegi paberdokumenti üheltki oma kliendilt vastu ei võta. Ja neid tegelikult ei esitata ka, sest meie kontor on nende klientide jaoks suletud. Aga jah, sellised rakendused on täna olemas, mis võimaldavad siis paberdokumendid ilusti üles pildistada ja ära digiteerida. Abiks seegi. Ja, me räägime hästi palju reaalaja majandusest selles kontekstis, et riik pöördub ettevõtte poole ja erasektor suhtleb riigiga. Et kui palju riigiasutuste enda vahel on sellist andmete liigutamise tõrkeid, et asjad ei jõua sinna, kus nad peaks jõudma õigel ajal? No ikka on, jah. Et ma võib-olla märgiski ära selles mõttes, et me räägime reaalaja majandusest, aga mina isiklikult ei ole näinud majandust, mis ei ole reaalajas.
et me räägime riigi saadavatest andmetest ja no võib-olla ka raamatupidajad ei ole päris reaalajas, et nad peavad hiljem saama neid tšekke, aga päris ettevõtlus käibki selles samas hetkel. Aga tõesti, see probleem ütleme siis vahetuse mõttes või jagamise mõttes, mis riigil on, et jah, me saame öelda, loomulikult me kasutame kõike seda infrasüsteemi, mis meil Eestis on, XD-d ja kõike muud, et seda andmeid jagada, aga ta käib ikkagi tegelikult üsna minu vaates kohmakalt, et läbi sellise päris kõrge ütleks usaldamatuse samba, et kas kui mina kogun andmeid majandusvastu aruande jaoks, et kas ma siis ikka võin jagada neid näiteks Maksu- ja Tolliametiga või vastupidi, kas Maksu- ja Tolliamet võib mulle jagada, et ma saaks genereerida automaatselt mingi andmevälja kehugi, siis see käib, ütleme siis üksteise veenmine, et mul see õigus on ja ma olen aus inimene. Nii et kuigi me oleme kokku leppinud ühiskonnana sellise once only printsiibi, et me korjame korraks ühekordselt ja siis taas kasutame seda sama väärtust nii palju, kui võimalik on. Ma olen nõus, et kõik andmeväljad, mis võib-olla riigil teada on, ei pea olema kättesaadavad ka avalikus sektoris kõigile. Aga kui sa pakud nagu mingit väärtust ka tagasi, siis võiks rohkem ja rohkem seda infot ühiselt ära kasutada. Loomulikult võrreldes muu maailmaga me andmevahetuse mõttes oleme nagu kaugel teistest ees, et sellist andmete liikumist väga tihti ei kohta, mis meil on, just ka selle usalduse küsimuse mõttes. Aga ta käib ikkagi kohmakalt, et see arenguruum on meil ikka väga-väga suur veel, et seda kõike veelgi parandada ja võib-olla selle pennalt tuleks ka võib-olla rohkem selliseid uusi lahendusi, kus me jätamegi mingid aruanded üldse nagu vahele, või kuna riigil on juba info olemas piisavalt kvaliteedis, et mitte enam küsida ega uuendada andmeid. No, räägime natukene ettevõtetest, et erasektoris milliseid siis nagu praktilisi võimalusi see võiks meile tekitada, et kui me siin üheskoos natukene visioneeriks, et ma ei kujuta ette, oleme näiteks ühe veoettevõtte või logistikafirma juht. Mis see andmete liigutamise kiirus siis meile annab? Peamiselt, mina sõnastaks endaks või olen seda sõnastanud sellisena, et kui me nüüd päriselt tahame saada kiiremini või rohkem andmeid ettevõtlusest, et siis me peaksime midagi suutma nagu vastu pakkuda kui teenusena selle samale ettevõtjale, et ta tunneks, et ta annab vähem, kui tagasi saab. Et kuna riik omab väga palju andmeid, siis ka sellele, kanda siis transpordiettevõtte, logistikaettevõtte saaks temale vajalikke andmeid, et tema tarku otsuseid teha, on ta siis konkurentsi kohta, on ta siis hinnastamiste kohta, on ta siis keskkonna kohta, mingite reeglite kohta, et kuidas me selle ettevõtte ära tunneme nende andmetega, mis on, et ta saaks aru, et jah, see, mida ma jagan, mitte ei deklareeri siis tulevikus, vaid mida ma jagan, sellest ma saan rohkem tagasi väärtusena, infot. Mitte, et me ei kuva pidevalt seda poolt välja, et reaalaja majandust oleks selleks vaja, et riik teeks ainult targemaid otsuseid, vaid ka ettevõtjad vajavad seda infot. Ja see peaks olema nagu peamine eesmärk, et see sinna tagasi jõuaks muudetud kujul ja kasulikul kujul koos analüütikaga. Kui palju ja millist infot vaja, see on pigem küsimus ja koostöö ettevõttega endaga, mida ta igapäevaselt vajaks. Et kui ma jagan iga tehingu andmeid riigile, keegi analüüsib seda, annab mulle rikastatult selle tagasi, siis mis see täpselt olla nagu võiks. Ja teine, kas seda kogu analüütikat peab üldse riik tegema, vaid see on ka tegelikult erasektor enda teha, et seda võimendada kogu tegelikult pakutavat. Aga see tunne peab jääma selline, et ma saan rohkem kui annan, siis see läheb ka toimima. No tehke nüüd lollile selgeks, mis võimalused need näiteks on, et täna ettevõte kulutab mingite turu-uuringute peale näiteks mingi X summa, et reaalajamajanduses see info on kõik juba olemas, lihtsalt ühe päringu kaugusel. No näiteks. Jah, nagu Rivo ilusti ütles, et elamine toimub ikka reaalajas või tehingud tehakse reaalajas, aga küsimus on, et kuidas teadmine info selle tehingu toimumise kohta mingisugusel moel jõuaks siis Marguse maailma, või ütleme raamatupidamisse või arvestusse. Ja ma isegi ütleks, et see kiirus võib-olla seal kõige suurem argument on, et kas see toimub reaalajas või 5 minutit hiljem. Ma usun, et enamik inimesi või ütleme siis ka ettevõtted ei anna sellele enam suurt lisandväärtust. Et kui me kas või võtame praegu käibemaksu tagastus, me teeme 2 päeva jooksul, see on juba päris väike aeg, et seal tasub ühiskonnas kindlasti mõelda, et kas näiteks kui proovida teha seda 1 päeva jooksul, et kas see on väärt mis iganes investeeringuid ja ümberkorraldusi. Aga
põhiline kasu, ma loodan, et tuleb ikkagi selle ettevõtete omavahelisest business to business suhtlemisest, et mis puudutab ettevõtte versus riik, nagu sai räägitud, et mida me eelkõige pakume, on mugavus. Mugavus, sa ei eksi, sa ei pea seda, inimene ei pea seda tegema, su kohustused on täidetud kõik, sellised asjad, sult ei küsita mitu korda, ilmselt peegeldatakse ka üht-teist tagasi, praegu näiteks me proovime, või mitte ei proovi, vaid tegelikult ju kõigile, väga paljudele ettevõtetele peegeldame tagasi, mida maksuhaldur nendest arvab, näiteks maksukäitumise hinnangud, et nad saaksid sellest mingisugust kasulikku infot või nende tehingupartnerid näiteks saaksid ja seal on hästi palju erinevaid asju, mis ilmselt ka mõnes sektoris on see kasu võimalik äkki suurem olenevalt regulatsioonidest kui teises. Margus, kas te näete selles omamoodi ka, tahate vastata sellele arutelule siin? Pigem täiendaks seda, et konkreetselt logistikaettevõtte näide visata õhku ja loomulikult logistikaettevõttes on väga palju kasu sellest, kui reaalajas liiguks info kas või veoselehtede kohta. Ehk me ei peaks pidurdama kuskil piiripunktis mingisugust tollideklaratsioone täitma ja nii edasi, kõik oleks automaatselt edastatud ja täidetud. Et seal on konkreetne käegakatsutav efekt olemas. Kas nüüd see info jõuab raamatupidamisse täpselt samal sekundil, kui veok liigub läbi tolli ja kõik tollideklarid said tehtud, veoselehed olemas. Raamatupidamine ei ole nii elukriitiliselt tähtis, et seal peaks täiesti samal sekundil kõik see info kajastama. Üks mõte, et see teeb ettevõtja elu lihtsamaks, kajastus ühes arvamusartiklis, kus kirjeldati väga hästi seda, et täna ettevõtja kulutab metsikult palju aega mõttetute tegevuste peale, mille ta võiks panna kas või investeerida oma peresse näiteks või hobidesse. Et on see, Margus, ettevõtjate jaoks nagu nii suur probleem, et tegelikult me raiskame nii palju aega? Enamik ettevõtjaid raiskab niikuinii seda aega, nii et vahet pole. Aga põhimõtteliselt vaadates nagu oma kliente ja teisi kliente ja nii edasi, näen ma seda, et me peaksime aitama raamatupidajatena aidata kaasa ettevõtte äriprotsesside efektiivsemaks muutmisele, ehk siis optimeerida neid. Ja kui teenindame mikro- ja väikeettevõtjaid, siis me sageli näeme, et nad ei kasuta ka olemasolevaid tööriistu nii tõhusalt kui võiksid. Hea näide, kui ma olen ajakirjanik, teen siin mingisugused kirjatööd ära, kas ma siis registreerin selle aja endal Excelisse, kirjutan paberile või panen hoopis mingisse äppi a la Funky Time, mis võimaldab mul operatiivselt korjata kokku, et artikli kirjutamise peale läks mul 4 tundi 50 minutit, klikk, arve tehtud, e-arve saadetud ka riigiettevõttele. Ja raamatupidajatena näeme, et sageli ettevõtjad ise selle peale ei tule, et on olemas juba terve rida selliseid toredaid töövahendeid. Raigo, kui palju võib olla neid ettevõtjaid, kes tegelikult ei taha seda, millest me praegu räägime, kes tahaksid, et kõik jätkuks vanaviisi, kes ei taha seda läbipaistvust, sellega võivad välja tulla ka mingid asjad, mida ta tahaks riigi eest näiteks peita? Siin võib-olla 2 asja, et kõigepealt ma hakkaks sellest pihta. Eesti on tuntud ju e-riik ja kõigil meil on taskus seadmed või siis identifitseerimisvahendid, mille järgi põhimõtteliselt saab meie liikumisi ja tegemisi jälgida, saaks jälgida nii palju, kui süda lustib. Nii et Eesti inimesed ja ühiskond on selles mõttes usaldanud, kõrge usaldus on olnud ja nad on selle vastu saanud hästi palju kõrgel tasemel e-teenuseid, millega mulle tundub, et rahulolu on laialdane. Ka selles deklareerimise põhises maailmas. Ega see ei ole anonüümne, see on isikustatud, see kõik on ju jälg. Nüüd, et minna deklareerimise põhisest maailmast automaatsesse maailma, ma ei usu, et seal mingisugust täiendavat kuidas ma siis ütlen, täiendavat riivet privaatsusele on, sest niikuinii on digitaalses maailmas on põhimõtteliselt kõik näha ja kuulda. Nii et ma arvan, et enamikel puhkudel on see mingisugune umbusk põhineb äkki teadmatusel või tõepoolest võib ka see olla, et väljaspool riigiga suhtlemise või mõndade riigiasutustega suhtlemise formaatist me näeme, et tegelikult võimekus pakkuda automaatselt
olla automaatne vastaspool on väga erinev ja võib-olla siis pigem siiski vähem levinud. Aga ma arvan, et see on selline teadmatuse või ka ettevõtluskeskkonnas nende võimaluste vähese levimise küsimus. Et nüüd teine kiht osapooli, kes põhimõtteliselt tahavad enda tegevust varjata või mingit osa tegevusest varjata, eks nad arvatavasti varjavad seda ka deklareerimise põhises maailmas, ehk siis nad lihtsalt ei esita infot või esitavad seda infot, ei esita seda infot korrektselt. Et kui nad nõusolekut ei anna, siis te teate, et seal midagi haiseb? No ma ütleme niimoodi üks ühele ei ütle kindlasti. Seal võib olla erinevaid põhjuseid, aga eks alati siis maksuhalduril on ka omad meetodid ja tehnikad, kuidas ta neid andmeid analüüsib ja mustreid analüüsib ja kelle käest ta siis võib-olla küsib rohkem. Aga selle te saate käe südamele panna öelda, et teil ei ole mingit salaplaani, et tegelikult käite siin reaalajamajanduse konverentsil, räägite, kui hea asi on, tegelikult lihtsalt saate paar tööriista juurde, et Kristjani ja Marguse pangakontol seisudega reaalajas kursis olla või teate, et kus ma mida deklareerin või ei deklareeri? Ei, meil ei ole mingit salaplaani, et me räägime sellest kõigest avalikult ja moodsa maailma maksuhaldurid ja tegelikult, kui me vaatame Põhjamaade ettevõtluskeskkonnas või sellise automaatse majanduse poole kõik liiguvad erinevate sammudega, erinevates majandussektorites erineva tempoga, nii et tulevik see kahtlemata on. Ja saate aru, see võib-olla hirm inimestel on see, et vot see ongi see suur vend, eks ju. Riik jälgib meid, nagu Hiina. No tegelikult ta seda ei ole, sest ka tänapäeval on ju riigi käsutuses tohutud andmehulgad ja registrid kõikide, võib öelda siis inimeste ja ettevõtete tegemiste kohta. Nende andmete kogumine, säilitamine, kasutamine, kõik on väga ranged reglementeeritud, selle kohta jääb jälg, igal ühel on võimalus enda kohta kogutud andmeid üldreeglina vaadata, saada teada, kuidas neid kasutatakse ja nii edasi. Et ma julgen küll öelda, et see läbipaistvus on väga suur, kõrge ja sellises automaatses maailmas see kindlasti ei vähene, vaid ilmselt hoopistükkis suureneb ka see läbipaistvus. Kui tundlik selline süsteem on küberrünnakutele, igasugustele teadlikele rünnakutele, et see info kätte saada? No väga. Et seda osa ei tohi kuidagi alahinnata, et mida rohkem digitaalseks me muutume, seda suurem oht on ka, või suurem tähelepanu peab olema ka küberturvalisusel, et andmed oleks terviklikud ja me oleks kindlad, kes seal taga tegelikult mängib. Ehk et see osa kasvab sellega. Aga tegelikult ega ka paberil, et ise samamoodi Maksu- ja Tolliametis pikalt töötanuna, kui sa näed seda aruannet, kus on kellegi lihtsalt selline kõverjoonal, mis on allkirja moodi, ega see ka sul turvalisust ei tõsta tegelikult, et need andmekvaliteedi vead võivad olla ühes või teises, täiselt digitaalsed automaatselt on seda vähem, aga just sellises, ütleme, andmete hõngitsuses, ma arvan, on see, kus võib-olla paberil ei saa ligi sinna nii-öelda arhiivi, aga digitaalses maailmas see võib olla liigagi lihtne. Et see on üks osa kindlasti, millega tuleb arvestada. Ja kindlasti mitte ainult selle küberturvalisusega, vaid ka tegelikult selle toimepidevusega, et kui me kaotamegi ära erinevad paberil või alternatiivsed võimekused hakkama saada ilma igasuguse internetita, igasuguse elektrita, siis tegelikult selline oht, mis sellega võib kaasneda, on see, et meil ühel heal päeval käib siuke klõps kuskilt ja siis kõik seisab, et seesama logistika peab nagu seisma jääma, sest üle piiri ta ei saa. Et kui me unustame ära selles alternatiivtöövoo. Aga see ei tohiks meid nagu takistada, aga selle peab kogu aeg mõtlema, et kuidas sa seda asja tegelikult koos hoiad, et on jah, ka minul RIK-is on väga palju registrid, andmebaase, mis peavad olema pidevalt nagu töös. Aga tegelikult 100% toimepidevust ei eksisteeri, et sellega tuleb arvestada, what if ja mis siis edasi saab, et tuleb mõelda ja ka turvalisusel kindlasti, et meid ei jäeta. Tänane selline
igapäevane peaaegu rünne on, ütleme siis sellise toimepidevusele, see ummistusründed, et ka see võib mõjutada ka sellist, ütleme, andmevahetust, et kas see ikka päriselt hakkab, siis liigub sellel hetkel ja kas me suudame seda kinni hoida ja mis siis saab? Noh, kes siis nagu süüdi on või vastutab, et kui riik tuleb ja ütleme ka survega selle nii-öelda selle reaalaja majanduse riigi suunas siis nagu käivitab, siis tegelikult võtab ka riik siit selle vastutuse, et kuidas ettevõtja oma äri siis ajada saab, kui te kõik maha kukute. Riik teinekord ütleb hoopis, et võib-olla see reaalaja majandus ongi rohkem selline erasektori veetav asi, nagu tegelikult ka digiriik seda kannustasid ikkagi tagant, ütleme, niisugused nutikad ettevõtted, eks. Et kas sellest reaalaja majandusest võib saada tegelikult hoopis ka mingisugune erasektori äri suuresti, ma ei tea, makse hakkavad ka uuel ajal koguma hoopis mingisugused nutikad IT-ettevõtted? Kindlasti aitavad koguda, jaa. Et nii nagu see digitaalne majandus oli ju, pangateenused või kes mäletab siin, on targad inimesed saalis, et mis selle selliseks veduriks ja käimatõmbajaks oli ja kõik muu tuli järele, nii et on selge see, et reaalaja majandusel peab olema mingisugune laiem kasu kui lihtsalt riigile oma kohustuste täitmine. See on üks osa, see on mingisugune kaasuv osa sellest, aga ma ei usu, et ta on põhiline osa. Loomulikult reaalaja majanduse eesmärk ei ole Maksu- Tolliameti tööd kergemaks teha, aga ta teeb kergemaks ühe efektina ja kõikide, ütleme, kogu siis sellise õiguskuuleka ühiskonna huvides see peaks olema, sest see, mis sa ennest just nimetasid, et kui ma ei tea, andmete varjamine või tehingute varjamine või tehingute andmetega manipuleerimine saaks kellegi konkurentsieelis olla, siis see on mädanik, mis lõpuks hävitab kõik. Ma usun, et me ei taha selline riik ei saa pikas perspektiivis eduks olla. Me rääkisime ohtudest, küberrünnakutest, aga omaette teema on ka privaatsus. Näiteks tarbija, mina oskan vaadata seda tarbija vaatevinklist, et kui me jätkame selle sama külmkapi näitega, et külmkapp, kes ise otsustab, mis hetkel on vaja Bolti kuller ukse taha tellida, eks ju, sellepärast, et piim või kohvikoor sai otsa, et mis hetkel võib tekkida probleem, et mu külmkapp saadab mu perearstile teate, et ma tarbin liiga palju võib-olla õlut, veini, kindlustusandjad saavad sealt omakorda info, et minule peaks tegema kallima lepingu, Olavi, eks ju, hakkab laenu andma kallimalt. Et kas selliste asjade peale on ka mõeldud? No, mis puudutab, ütleme, sellist andmete ütleme, et mitte nii sügavuti, et ma ei mäleta, et oleks kuskil ka riigi poolt arutades olnud, et kuidas me kaitseme siis külmkappi perearsti eest või vastupidi, et seda pole olnud. Aga need probleemid on tegelikult homme juba käes. Ja ütleme jah, see on selline võib-olla selline drastilism näide, see võib-olla kuhu see kõik anda võib, kui sa seda ei pidurda õigel ajal, et mitte seda, ütleme, et see mure koht on pigem selles, et kui palju ma olen ise nagu kodanikuna või ettevõtjana nõus avama ja siis mängima selle tasakaaluga, et mis on see mugavus, mis ma väärtus, mis ma vastu saan ja sellest, millest ma olen nõus privaatsust nagu loobuma siis. Ettevõtete puhul me räägime tegelikult ärisaladustest näiteks. Just täpselt, et me räägime ärisaladusest, et kui palju sa sealt siis, kui palju see riive siis on ja siis sa saad kaaluda, et kas see, mida ma tagasi saan, ületab selle riski, sest loomulikult, kui riik saab andmed, ta peab ka need kaitsma, et ka keegi teine sellest nagu teada ei saa. Aga jällegi, see nii-öelda tunnetuslik risk sul ju on, et sa avad ennast võib-olla, kellele sa ei taha avada, et ametkond on suur, et mine tea. See on jällegi riigi selline usalduse küsimus, et kuidas näidata ja näida ja olla selline, et sa tegelikult kaitsid need andmeid. Aga lõpuks ta peab jääma sellisest tasakaalu kohaks, et kui ma tahan väga, väga suuri mugavusi, siis ma pean natuke rohkem ennast ka avama. Et siis saab sulle rohkem pakkuda, muidu me ei tea sust lihtsalt midagi võib-olla nii palju. Aga kui me vaatame, mis nagu ütleme riigi kõrvale, mis siis toimub võib-olla siis täiesti siis vabal turul, et kui palju jagatakse ja avatakse ennast kuskil Facebookides või sotsiaalmeediates, et midagi siis saada, ma ei tea, reklaame või midagi muud, siis seal on see, nagu see diskussioon kuidagi nagu madalam. Natuke räägitakse, võib-olla teadlikumad piiravad oma mingisuguseid andmete jagamise võimalusi, aga mitte kõik. Aga jällegi, et riik, erasektor võib seda võib-olla suurte platvormidena kasutadagi kuidagi ära, sulle midagi rohkem müüa, riik seda päris sellisena teha ei saa ja ilmselt ei hakka ja loodan, et ei hakka ka kunagi tegema. Aga see tasakaalu koht peab sellisena jääma, et ma nagu ei tunneks ennast, et ma avasin liiga palju, aga ma ei saa nagu midagi tagasi, aga ma olen justkui nagu alasti
ja seal piisab siis küll ainult ühest sellisest mingist veast või rumalast veast või siis ka mingist küberründest, kus mingi andmeleke toimub ja siis see kogu tegelikult kontseptsioon kukub kokku usalduse pealt. Margus, kas sellisel üleautomatiseerimisel või andmete sellisel määral kasutamisel on ka omad ohud, et kui see kõik hakkab minema selliseks täisautomaatseks, tehisintellekt otsustab sisuliselt nende andmete pinnalt, kuidas sul läheb või mis riskid näiteks sinu ettevõttega kaasnevad, et sealt kaob see inimlik komponent ära, eks. Selline ikkagi maksuhaldur on ka inimene, eks ju, ja korra vaatab ikkagi peale, et näete mingeid selliseid riske ka? Mõne koha peal inimkomponent ei olegi vajalik, näiteks kui ma pidurile vajutan liiga järsult, siis mingisugune süsteem autos otsustab minu eest, et kas nüüd rakendab seda külglibisemisvastast mootorit või mitte. Aga kui mõtleme ettevõtete seisukohalt, siis kõige olulisem on ettevõtjal ju optimeerida oma tegevust. Ehk siis kuidas saada minimaalse energiakuluga maksimaalset tulu ja kuidas teenida võimalikult palju kasumit. Ja raamatupidamist põhimõtteliselt millekski muuks vaja ei lähe, kui selleks arvestuseks, kui palju ma midagi kulutasin selleks, et midagi teenida. Ja sealt peab jääma võimalikult palju siis nii-öelda plusspoolele. Aga kui mõelda automatiseerimise ja inimkomponendi ärakaotamise peale, siis loomulikult kõikvõimalikud nii-öelda, ma ütleksin võib-olla nürid, rutiinsed tegevused ja toimingud a la PDF arve pealt andmete sisestamine raamatupidamisprogrammi. Sellised lisaväärtust mitte loovad tegevused peaks ära automatiseerima võimalikult kiiresti, mille jaoks siis e-arve ongi hea näide, et e-arve puhul me ei sisesta enam topelt seda infot, mida arve väljastaja sinna on toksinud. Ja kui nüüd mõelda selle tehisintellekti ja otsustamise peale, siis kordan veel kord, et küberraamatupidajat keegi leiutanud ei ole, nii et keegi mingisugust majandustehingute põhjal automaagilisi otsuseid ei tee, kuigi jah, näiteks konteerimise ja klassifitseerimise puhul võib e-arve põhjal sisuliselt teha raamatupidamise kuni aastaaruandeni kirjendite mõttes valmis. Aga jällegi raamatupidaja kui inimene seal vahel on vajalik selle jaoks, et vaadata, kas üleüldse see arvestus toetab ettevõtte nii-öelda tõhusamaks muutmist või mitte. Ja selle koha peal raamatupidajad, eelkõige just tuleviku raamatupidajad on ärinõustajad, mitte need, kes toksivad mingisuguseid andmeid kuhugi sisse või korjavad neid kvitungeid kokku. Ja käivad nagu laste ja kasvatajad ettevõtjatel järgi, et kuule, ütle nüüd, mida sa selle pangatehinguga mõtlesid, kui sa seal kasutasid näiteks oma isiklikku kaarti või mida iganes. Aga julgen arvata, et tulevik liigub selles suunas, et automatiseerime rumalad tööd ära, rutiinsed lisaväärtust mitte loovad tööd ja mõtleme välja, mida me tegelikult tahame saada, milliseid andmeid meil päriselt läheb vaja selleks nii ettevõtte tasandil kui ka sektori tasandil kui ka ühiskonna tasandil, et midagi teha meie kõikide jaoks paremaks, nii ettevõtja, tema perekonna kui ka ühiskonna jaoks tervikuna. See on see suur eesmärk. Me räägime sellel teemal reaalaja majandusest sellisel väga nagu kauge tuleviku teemast, eks, et samas ettevõtjad saavad aru, et kogu aeg midagi muutub ja nad peavad nende muutustega kaasas käima, et milliseid soovitusi te annate näiteks ühele ettevõtjale, kes täna on valiku ees, et ta peab oma, tarkvara uuendama näiteks, millele ta peaks mõtlema, et mitte arutult laristada? Margus korra tegelikult ka mainis, et vaadata korraks ringi, et millised võimalused täna juba loodud tegelikult on, et kui me ka räägime näiteks, majandustarkvarast või raamatupidamistarkvarast, siis võib-olla võttagi selline kasutusele, kus on tegelikult see automatiseerimine juba tehtud, sest osati on juba tehtud, võib-olla ta ei ole sellisel tasemel, nagu me tahaksime, aga see annab võib-olla mingi suuna, et need, kes on juba selle esimese sammu teinud, et ehk nad tulevad ka kaasa järgiste sammudega. Et ega ma muud siin soovitada ei saa, et ühiselt riik ja ettevõtted peaks seda koos seda teekonda nagu minema, aga väga palju on tehtud. Et ma vaataks sinnapoole kõigepealt, et need tublide siis tarkvaratootjate poole, kes tegelikult on ka ise selle innovatsiooniga kaasa tulnud ja võib-olla leiutanud sinna midagi juurde. Sest ega seda küberraamatupidajat ei ole, aga väga palju on pingutatud, et need keskkonnad oleks kasutajasõbralikud ja just erasektori enda loodud, siis sinna poole vaadatagi.
Härrased, tahate veel mingeid nõuandeid anda? Kuulen, inimesed kirjutavad märkmikusse. Koguge infot, olge teadlikud sellest, mis on võimalik teha ja riigiga suheldes või näiteks maksuhalduriga suheldes, kellega ilmselt kõik suhtlevad, et kasutage neid automaatseid võimalusi, vähemasti olge teadlikud nendest. Ja samamoodi olge teadlikud, mis teil tehingupartnerid pakuvad või kuhu see maailm liigub selles osas. Ja nagu Margus väga ilusti ütles, et saate vähem ilmselt teha sellist rumalat, monotoonset tööd ja rohkem luua lisandväärtust. Margus, aga kas see kõik ikkagi ettevõtja jaoks ei tundu natuke selline kallis ja ikkagi natuke nagu selline, ma ei tea, nagu Bitcoin, et algul tundus kõigile hästi oluline asi, aga teate, hiljem vaadata, et mull lõhkeb, eks ju. Ja see on nagu Hollandi tulbisibulad kunagi olevat olnud. Aga minu väga konkreetne nõuanne kõikidele ettevõtjatele on hästi primitiivne. Kasutage raamatupidamise ettevõtteid. Ehk siis ärge puisige ise nende õnnetute e-arvete ja kõige muuga, millest Margit siin väga ilmekalt rääkis. Kasutage raamatupidamise ettevõtete teenuseid. Kindlasti ka mikroettevõtja leiab endale sobiliku hinnaga teenuse. Kindlasti leiavad veidikene suuremad, väikesed, keskmised ettevõtted endale sobiliku hinnaga teenuse. Ja trend on tänapäeval see, et endal on mõtet pidada raamatupidajat koha peal ettevõttes ainult siis, kui sa oled piisavalt suur ja kui see raamatupidaja on piisavalt tubli. Aga näen üha rohkem ja rohkem neid keskmisi ja väikseid ettevõtteid, kes pärast oma, ütleme siis, tööl olnud raamatupidaja pensionile minekut pöörduvad raamatupidamise ettevõtete poole. Ja raamatupidamise ettevõtte suur eelis on see, et seal on mitu pead tavaliselt. Me ei räägi erapraksistest, kus on üks inimene, kes tegeleb siis face-to-face kliendiga, vaid natukene suurematest büroodest, mida Eestis on ikkagi sadu. Ja see mitu pead tähendab, et ettevõtja saab nõu nii maksuküsimustes kui ka näiteks seal puhkuse kompensatsioonides, mida ettevõtluskuludesse panna, mida arvestada mingite eksport-import-tehingute juures, mida arvestada, kui on vaja neid bitcoine seal kuskil bilansis kajastada ja nii edasi. Ehk raamatupidamise ettevõtted on ettevõtja nii-öelda parem käsi kõikides sellistes arvestus- ja aruandlusalastes küsimustes. Ja tuletan meelde, et kõigil teil on võimalik ka enda küsimus lavale saata ja ma näen, et mõned küsimused isegi on tulnud. Näiteks tahab üks kuulaja küsida Raigolt, kas uus keskkonnaraport saab olema esitatav ka masin-liides abil? Väga spetsiifiline küsimus. Ma arvan, et sellele muidugi on õigemad vastama need inimesed, kes selle keskkonnaraporti väljatöötamisega tegelevad. Ma saan aru, et oli terve paneel sellel teemal. Üldine vastus on, et ma usun, et kindlasti saab mingil hetkel, sest sealt arvatavasti võiks kätte saada selle tegeliku väärtuse, mis selliste raportite kohustuslikuks tegemisega oodatakse. Kas praegusel hetkel, kus inflatsioon on laes ja kriis terendab, kas see reaalaja majandus kuidagi aitab meil sellele uuele kriisile paremini relvastatud vastu minna ka? Tegelikult sellest reaalaja majandusest on räägitud juba varsti mitukümmend aastat ja mitu kriisi on vahepeal olnud, aga kas nüüd sellel ajahetkel kuidagi me oskame teha targemaid otsuseid võib-olla? Kes meist on majandusteadlane? Jah, et seda võib-olla peaks saalis küsima, et kas on tunda, et kuidagi see aitaks, aga täna me ei ole ka seal. Saal küsib teilt. Ma saan aru, jah, ja nii on, kuida pidi küsida, et kui me räägime, et me liigume reaalaja majanduse suunas, siis me täna ju ei ole seal selles mõttes riigi poolt vaadatuna, et kas ta võiks aidata, võiks võib-olla targemaid otsuseid teha võib-olla või sihtida paremini võib-olla mingite tegevuste või suundadega ka majandusotsuseid tehes. Et see võib tuua selle kaasa küll või ma näeks, et see teeks nii, aga kas me täna juba oskame? Siis on jällegi, et kas me saame neid andmeid kogume ja suudame koguda nii online, kui see nagu vajalik on. Kuu kaupa me seda saame ja riik ka sellega reageerib. Kas see nüüd see kuust kitsam aeg või veel täiendavad andmed aitavad, loodetavasti. Aga jällegi, et need peavad olema majandusinimesed, kes selle pealt tarku otsust teevad, et ei ole siin ise õigemees vastava. Ma usun, et lollide otsuste eest ei ole ükski aeg ega ükski majandus kaitstud, aga ta ilmselt loob eeldused lihtsalt neid intelligentsemaid valikuid teha.
Ja Eesti on avatud majandus, mis tähendab, me sõltume suuresti ka meie partneritest väljaspool Eestit. Ehk me võime siin teha väga hüpersüsteemi, mis korjab aastaaruanded automaagiliselt kokku ja nii edasi, aga suur hulk Eesti elust sõltub sellest, mis hinnaga me näiteks elektrienergiast saame Nord Poolist. Ja, suur tänu teile, härrased, selle põneva vestluse eest. Meie aga jätkame konverentsiga ja mul on väga hea meel kutsuda lavale Statistikaameti juhtiv analüütik Jaan Õmblus, kes räägib meile, mis asi on elujõulisuse indeks ja kuidas tehisintellekt ettevõtjatele appi tuleb. Ole.